ja esimesena on meil meesterahvas nimega Erki Markus, tema on Smile'ist. Smiley on niisugune rõõmsameelne ettevõte, ma eeldan, ja on meiliturunduse teerajaja nii Baltikumis kui Skandinaavias, kuigi te pakute ka agentuuriteenuseid, aga sinu eesmärk on pigem siis nii-öelda ringi käia ja jagada just meiliturundusega seonduvaid teadmisi ja kogemusi. Ja räägid meile täna sellest, mismoodi siis, mis on tulevikutrendid meiliturunduses, jah? No püüan, jah. No teeme nii, aitäh! Tere siis ka minu poolt, mina olen Erki Markus, jah, mina olen sellisest ettevõttest nagu Smiley. Meie tegutseme tegelikult Eestis juba aastast 2009, et selles mõttes jah, justkui nagu nii-öelda teerajajad, aga mul on teile üks saladus kohe ette ära öelda, et meiliturunduse tulevikutrendid on püsinud muutumatuna juba viimased X aastat ja see X on võib-olla selline umbes 10. Et endiselt me käime ja me räägime nendest samadest asjadest, mis on justkui tundub nagu elementaarne hügieen, mida tasub teha, mis töötab. Ma kohe näitan ka, mis siis töötab ja miks seda teha ja kuidas seda teha. Ja me näeme enda tulemuste pealt, enda klientide pealt ja ka välismaal ringi vaadates, et need asjad reaalselt toovad ka kohe nagu palju paremaid tulemusi. Et selles mõttes jah, võib öelda, et see on nagu trend, sinna poole kogu aeg maailm liigub, mingid asjad pidevalt muutuvad, aga kas seda ka tehakse, on teine asi. Kõigepealt üks küsimus teile, kui palju teist täna siin saalis olijatest, kes küll teise poole ekraani on, ei tea, aga saalis olijatest saadab üldse mingil kujul nii-öelda nagu uudiskirja või massposti e-maili oma klientidele või väga hea. Kes teist arvab, et meiliturundus kui selline on surnud? Mul on seda küsinud ka mõnedel üritustel, aga et nii-öelda spämm ja miks te saadate mulle seda rämpsu? Keegi ei julge vastata, liiga vähe inimesi. Aga mis te teete hommikul esimese asjana, kui te üles ärkate? Ma võin öelda, mis mina teen. Siin taskus on. Jah, erinevad uuringud ütlevad, et umbes 60% inimestest esimese asjana vaatab oma postkasti, vaatab, mis seal toimub. Ja selles mõttes ma ütlen, et meiliturundus kui selline on üks kõige nagu laiahaardelisem turunduskanal. Kõige rohkem inimesi maailmas, kelle poole te saate pöörduda, kasutavad postkasti enda siis mingisuguse kommunikatsiooni tarbimiseks. Jah, okei, sotsiaalmeedia on oma koha peal, ei ole üldse halb, igasugused muud SMS, nii-öelda nagu siis prioriteetide seisukohast, üks-ühele turundus või suhtlemine oma abikaasaga kodus on number 1, number 2, kuidas mind kätte saada on SMS-iga, number 2 on tegelikult juba e-mail ja selle all tulevad kõik ülejäänud kanalid. Et kui te seda teete, siis teil on juba võimalik saavutada neid asju, millest ma kohe hakkan rääkima. Paari sõnaga Smiley'st. Me oleme eestimaine ettevõte, tegelikult püüame juba saada Eestist välja, sest meil on circa 85% turuosa, kõik need suured nimed, kes teile täna kirju saadavad, kas siis jaekaubanduses, veekommertsis, enamus nendest kasutavad Smiley't. Meil on circa 20 000 kasutajat üle maailma, enamus nendest küll veel Eestist, aga see kasvab päris tublisti. Ja saadame umbes 150 miljonit kirja iga kuu, meie kliendid saadavad kokku circa 80 000 uudiskirja iga aasta, et selle põhjal me siis nagu neid numbreid ka näeme, mis ma teile siin täna näitan. Aga miks üldse seda meiliturundust siis teha? Keegi küll ei tõstnud kätte, et see on surnud, aga on mingid põhjused, miks see on unikaalne kanal võrreldes siis teiste turunduskanalitega. Esiteks loomulikult see, et see on sigasoodne. Sul on ikkagi see nii-öelda meilibaas, mis on kas siis üks Exceli fail või mis iganes mingisugune andmebaas, see võib istuda sinu arvutis, see ei maksa sulle mitte sentigi. Kui sul on mingisugune Facebooki fännileht, siis täna selleks, et nende poole pöörduda, see nii-öelda orgaaniline reach, ehk siis kui ma panen mingi asja üles ja need inimesed seda saavad lugeda, see aina nagu on aja jooksul kahanemas. Meili puhul on seesama hulk inimesi oluliselt suurem. Kui ma selle kirja välja saadan nendele, siis ikkagi põhimõtteliselt kõik peaksid selle ju kätte saama. Ei ole nii, et keegi otsustab, et mõned inimesed ei saa, mõned mitte. Okei, kui ma saadan rämpsposti, siis need lähevad sinna rämpsu kausta, aga seda teha ei tohi. Ehk siis selles mõttes, kui me täna räägime, see, mis Siiri ennist rääkis, muidugi oli minu kui turundaja, meiliturundaja jaoks väga põnev maailm. Ma ei tea Eestis ühtegi ettevõtet, kes kõiki neid asju teeks ja see on nagu väga vinge nii-öelda nagu tuleviku stsenaarium, kuhu suunas kõik see nagu liigub. Aga kui me räägime väikese ettevõtte ja keskmise suurusega ettevõtte seisukohast, siis on sul mingisugused nii-öelda teatud turunduskanalid, üks nendest on näiteks meiliturundus, jah, on sotsiaalmeedia, on ka online, offline, mingisugused muud asjad veel,
siis nendega võrreldes meiliturundus on ikkagi üks soodsamaid asju, mida teha, mida tasub teha. Sa saad rohkem tähelepanu, ma rääkisin orgaanilisest reach'ist, ma rääkisin sellest, et meililugejaid on potentsiaalselt oluliselt rohkem. Aastal 2022 räägitakse, et emaili aadresse on juba circa peaaegu 5 miljardit, sotsiaalmeedia erinevates kanalites on kokku umbes selline 3 miljardit, et sul on tegelikult juba peaaegu 2 korda nii palju rohkem selle sinu sisutarbijaid, kui sa saadad meili versus, kui sa teed mingisugust muud reklaami, ehk siis see sinu auditoorium on suurem. Teine asi on see, et inimesed on harjunud turundussõnumeid tarbima meili teel. Et kui ma ikkagi ostan endale uue paari pükse ja siis saadan järgi kirja, et kuule, tšau, kuidas sulle need püksid meeldivad, siin on sellega kokku sobib roosa lõhekarva särk ka, siis seda eelistatakse pigem näha meili teel kui see, et mul hüppab lahti mingisugune messenger bot ja hakkab mind ahistama, siis kui ma oma kassipilte laigin, ma ilmselt blokin selle sealt ära, et jah, on mingisugused ärid, kus see on okei, aga laias laastus statistiliselt keskmisena, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete hulgas on see massmeil, turundusmeil, selline kanal, millega sa saad tõenäoliselt kõige rohkem tähelepanu. Öeldakse, et ja meili aadresside hulk on aastas kasvav circa selline 10%. Kliendid ootavad turunduskirja, okei, sellest ma juba tegelikult rääkisin, vabandust, aga erinevaid asju, mida siis saata, et kui küsida, et mida ma siis neile saadan, mis asi see uudiskiri selline on, et kui mul ei ole midagi saata, siis miks ma ahistan oma kliente sellega. Näiteks igasugused transaktsioonilised kirjad lähevad selle alla, kui tehakse endale konto kuskile keskkonda või tehakse mingisugune tellimus e-poest, siis tervituskirja seeria või kinnituskirja seeria või see shipping confirmation, kuidas see eesti keeles on, kõik need kirjad on tegelikult võimalik ära kasutada natukene ka turundusliku eesmärgi hüvanguks, panna juurde mingisuguseid kokkusobivaid tooteid sinna, mingisugust natukene üles kutsuvat sõnumit, et kuule, näed, sul on siin mingi kupongikood ka või suunata näiteks kas või mingisse muusse minu turunduskanalisse, et näed, meil on tegelikult väga lahedad asjad ka Instagramis, et jah, ei tohi lihtsalt müüki seal teha, aga saab saata sellise sisuga kirju. Kui te teete mingeid webinare või üritusi, siis väga okei on, kindlasti on teil mingisugune hulk inimesi, kes on ainult nendest asjadest huvitatud, aga tavalist uudiskirja ei taha, saab selle tüübilisi kirju saata. Ükskõik, mis iganes uus sisu tekib veebi või mingisugused teavitused, kui teil on näiteks offline äri, on mingitel päevadel kinni, kas siis, ma ei tea, puhkused või muud asjad, kõik sellised teavitused meili teel saata, on kindel, et see jõuab üsna hästi kohale. Küsitlused ja tagasiside, seda tehakse Eestis väga vähe, aga samas nagu social proof, ehk siis kui teised inimesed ütlevad, et minuga või sinu äriga on hea koostööd teha või selle toote ostmine läks väga hästi, ta annab selle toote kohta ise veel mingisuguse tagasiside ja seda kasutada ära enda kuskil turundussõnumi sees, siis see on asi, mis võib-olla kutsub isegi rohkem müüma, kui mingisugune ilus pilt kuskil on tehtud modelliga rannaliival kõndimas selle sama tootega näiteks, kui te müüte mingisugust sellist asja. Ehk siis seda kõike saab kasutada tegelikult väga hästi ära turunduses ja kas või nendes samades uudiskirjades ja seda tasub küsida tagasi. Kui ma selle toote ära müüsin, siis ma pärast 2 päeva hiljem küsin te käest, et kuule, et kuidas see sobis, anna tagasisidet. Esiteks on jah, sa saad omale positiivse turundussõnumi, kui kõik läks hästi. Teiseks, kui oli mingi probleem, sa saad sellele kõigepealt kohe jälile, enne kui see inimene läheb võib-olla kuskile Facebooki avalikult sind mustama või maha tegema, et midagi oli pahasti, et sa saad selle negatiivse kogemuse võib-olla pöörata proaktiivselt juba positiivseks ja vastupidi, see inimene on happy, kui see probleem lahendati ära. Aga tavaliselt inimesed seda ei tee, kui nende käest tulebki küsida. Ja tehakse ka igasugust sisekommunikatsiooni ja muud taolist asja. E-mail on põhimõtteliselt ainukene turunduskanal, mida on võimalik üks-ühele mõõta ja üks-ühele sihtida. Ehk siis, kui mina ikkagi oman seda meilibaasi, siis teie kõik olete minu uudiskirja listis sees, ma tean teid kõiki nimepidi, võib-olla ma tean mingisuguseid asju teie kohta veel, ma saan pöörduda teie poole isikuliselt, personaalselt, ma näen, kas te saite selle kirja kätte, ma näen, kas te avasite selle, kas te klikkisite selle toote peal, kas te läksite edasi e-poodi, kas te ostsite selle ja siis ma saan saata teile pärast veel juurde teie ostuajaloost lähtuvalt. Kuule, vaata, okei, väga lahedad golfikepid, aga mul on siia ka hästi kokku sobiv golfikäru. Et seda ei saa mitte ühegi teise turunduskanaliga teha täna, minu teada vähemalt veel mitte.
Meilil on kõige suurem ROI ehk siis return of investment. Kui sotsiaalmeedial on see selline circa kuni paarkümmend korda iga dollar, mis sinna või euro, mis sinna sisse pannakse, nii palju on võimalik sellega tagasi teenida. Kui seda ülihästi teha, siis meiliturunduse puhul on need numbrid paar korda suuremad, kuni selline 40 korda on võimalik iga euro tagasi teenida. Jällegi, kui seda teha hästi, võib-olla mõni asi siit kõrva taha panna, millest ma täna räägin, siis arvestades, et e-mailindus on ka väga odav, siis selles mõttes on võimalik teenida sellega oluliselt rohkem. Mingisugused numbrid, mille ma panin kirja, kusjuures kui hiljem saadetakse, siin ekraani peal ei ole küll mitte midagi näha, aga all on allikad, kui hiljem saadetakse slaidid järgi, siis nendest allikatest on võimalik lugeda erinevatest uuringutest, mis ütlevad näiteks niimoodi, et e-mailidel, saadetud e-mailidel on keskmiselt circa 3 korda suurem konversioon kui näiteks sotsiaalmeedias tehtud reklaamil. Keskmine klikkide arv on kuni 6 korda suurem kui orgaanilisel sotsiaalmeedial. Ehk siis selles mõttes, et kui sul on nii-öelda nagu 50 000 meilibaas versus 50 000 näiteks Facebooki leht, siis meilibaas on ikkagi oluliselt väärtuslikum ja toob tõenäoliselt oluliselt rohkem raha sisse kui see Facebooki leht. Sellele tasub panna energiat sinna sisse, et see tööle saada. Ja tarbijad, kes ostavad e-maili kaudu, kulutavad kuni circa 2 korda rohkem kui need, kes seda turundussõnumit meili teel ei saanud. Et selles mõttes on see võimalik pott, mida teenida, on päris suur. Ja muidugi, ma alguses rääkisin mingisugusest Exceli failist, siis see, kui on korrektselt kogutud, meil on Eestis ja Euroopa Liidus on see nii-öelda GDPR või isikuandmete kaitse seadus, kui inimesed on andnud ise vabatahtlikult nõusoleku ja loa endale saata turundussõnumeid, siis see nii-öelda Exceli fail on sinu oma või see nagu andmebaas kuskil meiliturundustarkvaras ja sa võid selle sealt laadida alla, minna kuskile teise kohta või saata kas või oma Outlookist neid kirju välja, kui sa tahad mingil põhjusel, keegi ei saa seda ära võtta. Kui Facebookis teed mingisuguse eksimuse ja su fännileht kinni pannakse, siis sa võid 6 kuud seal kaevata kuskile robotitele, mitte midagi ei juhtu sellest paremaks, et selles mõttes on see nagu ikkagi jällegi üks unikaalne asi. Aga üks hea näide siia juurde, et näiteks, ma ütlen, et iseenesest nagu muu turundus muudes kanalites on ka väga vajalik. Mina täna lihtsalt istun siin oma selles meiliturunduse mätta otsas, et Booking.com teeb kvartalis umbes $4 miljardit käivet Google'ile, sellepärast, et saada enda otsitulemusi Google'i otsimootoris esimestele positsioonidele. Samal ajal on Google tema kõige suurem konkurent, et sa justkui nagu toidad enda kõige suuremat konkurenti selleks, et ise üldse ellu jääda, et see on nagu selles mõttes hea võrdlus. Booking.com saadab ka väga palju turunduskirju ja ma arvan, et see on ka nendel selles mõttes väga hea nagu allikas, aga ilmselt nad peavadki tegema nagu kõike. Ja millal seda turundusmeili üldse saata, see põhineb ilmselt sellel iga kliendi või äri nagu eripäral, et kui Siiri ennist rääkis sellest, et on olemas väga vinged tarkvarad, jah, kindlasti, mul on lihtsalt, tavaliselt on nagu, kui meil klient satub laua taha, on see probleem, et kõik need nii-öelda nagu ärid on siin nagu kliendi peas ja iga äri on natukene erinev. Me ju tegelikult kõikides oma turundussõnumites ka räägime, et minu äri on unikaalne ja sinu äri on tegelikult täpselt sama asja, aga on teistmoodi unikaalne. Et siis võib-olla nagu päris sellist punast nuppu alati igas olukorras ei saagi olla. Ma vajutan seda nuppu, siis ma võin töölt ära minna, sellepärast et see masin teeb kõik asjad minu meest ära, optimeerib ise, AI ehitab mingisuguseid funneleid ja tunneleid ja muid asju ja see ühesõnaga, et need erinevad komponendid tuleb ikkagi nagu selle äri omanikul ise kokku panna, mis tööriista selleks kasutada on jah, teine küsimus. Aga kui sisuliselt nüüd natukene rääkida, ehk siis mis ma selle eelmise nagu jutu põhjal tahtsin öelda, on see, et ma arvan, et e-maili tasub saata ja tasub e-maili aadressi koguda, sellepärast et jah, kui ma nendest tunnelitest nagu räägin, siis tõepoolest meililist iseenesest aadressi juurde ei teki. Selle jaoks on jube head igasugused muud kanalid, mida sa saad osta, näiteks otsimootori reklaam ja Facebooki reklaam, mis toovad sul uusi kliente peale, aga sellel hetkel, kui ta on sul olemas kuskil süsteemis sees, sa peaksid kasutama iga võimalust, et saada tema meili aadress ka kätte. Kas siis tellimuse kinnituse lehel või ma ei tea, mingit uudiskirjaga liitumise vormi jagama või nii-öelda kinnituskirjaga saatma talle, et kuule, tšau, tee minu juurde konto ka ja ma annan sulle tasuta selle eest kupongi koodi ja siis sa hakkad saama mis iganes, jälgida oma ostuajalugu ja muud asja. Et kui see asi on tehtud, siis me saame hakata alles optimeerima seda sisu
jällegi nagu alguses sai öeldud, mis need tulevikutrendid on, kahjuks meiliturundus kui selline on oma tehnoloogias umbes 20 aastat ajast maas, erinevad meilitarkvarad töötavad lihtsalt kuskile maale ja siis seal annavad otsad ja tänu sellele me nii-öelda see nagu uudiskiri või nagu see üks kirjapõhja template, HTML on selline, nagu ta on olnud juba viimased päris pikka aega. See koosneb nii-öelda sisuliselt 2 osast. Esimene kastikene, kui te siit ekraani pealt näete, on siis see osa, mis kutsub selle kirja avama. Ja see on nagu ainukene osa, millega te saate mängida enne, kui saab hakata tööle alumine osa, ehk siis see sisu, see tohutult ägedalt vingelt disainitud, mis iganes bänner seal sees on ja need suurepärased pakkumised, mis te oma kliendile saadate. Kui esimene osa on kehva, siis seda kirja ei avata ja teist osa ei nähta mitte kunagi. Esimene osa on siis pealkiri ja saatja, ehk siis subjekt. Olgu, kui mulle kirjutab minu vanaema, siis ma avan selle kirja vaatamata sellele, kui vinge subjekti ta suutis välja mõelda, aga ehk siis ka nagu saatja nimi on oluline. Kui saatja nimi on usaldusväärne, on järjepidev selles mõttes, et mulle kirjutab ikkagi iga kord Erki Smile'ist või keegi teine inimene kuskilt oma nagu ettevõttest, ei ole nagu üks kord üks ja teine kord teine, siis ma õpin harjuma neid kirju avama, kui ma olen seda juba korra teinud, ja siis sel hetkel, kui saatja nimi on usaldusväärne, saab tööle hakata alles subjekt. Subjekti kohta on ka palju tehnilisi asju, kõiki ma nendest ei jõua teil siin täna rääkida, kui te soovite. Siin all on, ma arvan, et on olemas ka meie YouTube'i kanali link, meil on tegelikult terve webinar selle kohta, selle sama slaidi kohta, kuidas siis kõiki neid erinevaid elemente nagu nii hästi optimeerida, et võimalikult nagu palju saada inimesi avama. Et aga subjektiga saab näiteks visata õhku mingi küsimuse, FOMO ehk siis fear of missing out, kuule viimane päev registreerid üritusele või öelda midagi intrigeerivat, et selleks, et see oleks nagu okei. Samas pealkiri peab sisuga kokku töötama, et kui ma ikkagi saadan kirja laekumine kontole ja seal kirja sees ei ole raha, siis ma olen kuri ja võib-olla ma lähen ära sellelt sinu nagu meililistist. Et kui pealkiri on okei, eelteksti ma saan kasutada pealkirja laiendamiseks, saatja on ka usaldusväärne, siis saab alles hakata tööle sisu ja sisus on ka mingisugused soovitused, mida teha, et sisu peab pealkirjaga kokku minema. Sisu soovitus on see, et nii-öelda tulevikutrend on personaliseerimine, sellest rääkis ka eelmine esineja, kui ma suudan kõnetada sind, Tõnis, hästi nagu personaalselt. Ma saadan selle kirja võib-olla sulle täpselt sobival hetkel, see on sinu nimeline pöördumisega, seal sees on täpselt need tooted või teenused, millest sa täpselt sel hetkel huvitatud oled, siis sa ilmselt avad selle kirja, ikka avad, ära ole vanguta pead. Ja sa teed selle ostu või sa tellid selle teenuse, et sisu peab olema selles mõttes nagu hästi konkreetne. Me soovitame isegi seda, et igal kirjal on ainult üks sõnum, see on võimalikult lühike, psühholoogiliselt kutsub üles inimest midagi tegema, ehk siis engagement on oluline. Eestis me näeme enda statistika põhjal seda, et umbes 60% kirjadest avatakse täna juba Gmailis. Muidugi teine sama palju on mobiilis, aga ja mingi võib-olla 10% ringis on veel kuskil selles Microsofti Hotmailis. Need on süsteemid, mis suudavad kasutajate käitumise põhjal õppida, et kas see, kes neid kirju saadab, on üldse nagu okei. Kas ta saadab spämmi või ta saadab mingisugust asja, millest inimesed päriselt ka huvitatud on. Mida täpsemini te selle inimese poole saate pöörduda, seda rohkem tuleb seda nii-öelda engagementi, ma ei tea, mis eestikeelne sõna või vaste sellele sõnal on, ehk siis inimesed loevad, inimesed klikivad, inimesed laevad pildid alla, kui neil on need välja lülitatud, võib-olla vastavad nendele kirjadele, saadavad kellelegi edasi, minul ei läinud ekraani sääste peale, saadavad kellelegi edasi, ehk siis kui see engagement toimub, siis need kirjad tõstetakse pigem primary inboxi või ei lähe spämmi, kui seal on mingi tehniline probleem, et mis iganes asi juhtus, panin kogemata subjekti sõna Viagra, siis ei tõstetud seda spämmi, sellepärast et inimesed ikkagi loevad seda. Et see on nagu see, mida tegelikult nagu ainuke asi, mida te peate selle meiliga nagu saavutama. Kuidagi moodi saada see inimene avama ja seda on lihtsam teha siis, kui ma saadan täpsemat sisu. Ma kohe räägin ka sellest personaliseerimisest lähemalt, aga okei, ma ütlen tere Tõnis, tegelikult on võimalik personaliseeringut teha ka näiteks ostuajaloo põhjal.
et ma olen varasemalt ostnud, jah, seesama hea näide, ma ostsin diivani, ma enam seda diivani pakkumist sinna sinu kirja ei pane, aga panengi need diivani padjapildid. Või kui ma ostsin endale need roosad kummikud, siis pakun roosat vihmavarju ka. Kui ma ostsin endale Tesla, siis ma pakun mingi, ma ei tea, mis Teslaga kokku sobib, garaaž. Et aga noh, et see nii-öelda ostuajaloo põhjal personaliseerimine tegelikult on ülilihtne. Kui on, noh okei, sirvimise ajalugu, ma käisin seal e-poes, seesama see nii-öelda Cookie püüdis selle nagu seansi kinni, ma nägin, et sa vaatasid seal neid televiisoreid, aga sa ei ostnud mitte midagi. Ma saan sulle saata pakkumise, kus on sees ainult televiisorite head soodushinnad. Või siis okei, ma juba jätsin sellega ostukorvi, siis ostukorvi meeldetuletuskiri oleks nagu elementaarne hügieen tänapäeval juba e-poodidel ära saata. Sellega räägitakse, et on võimalik teenida kuni 40 korda rohkem raha võrreldes sellega, kui sul ei ole üldse ostukorvi meeldetuletuskirja seeriat või seeriat, kirja. Kirja seeria on siis see nagu ikka, et sul jäi ostukorvi toode, nüüd on ainult üks ainukene veel laos alles, nüüd me anname sulle kupongikoodi ka veel, paljud inimesed, kui sulle ootavad seda kupongikoodi, viimasel ajal seda enam ei tehta, ja tasuta transport ja siis alles lõpuks ostan. Personaliseeritud teemareaga kirju avatakse circa veerandi võrra rohkem. Meil on endal üks väga hea näide, kus me paari suure jaekaubanduse kliendiga oleme teinud katseid nii, et saatsime poolele baasist, saatsime justkui nagu nii-öelda tavalise uudiskirja, noh nagu ikka mingid kampaaniatooted, bla bla bla. Teisele poolele baasist läks personaliseeritud sisuga ja subjektiga kiri lähtuvalt sellest, milliseid tooteid, noh need olid antud juhul raamatud, millises žanris raamatuid oli see inimene varasemalt kõige rohkem keskmiselt ostnud. Ja kui avamisprotsendid olid enam-vähem samasse auku, kusjuures see on nüüd üldse täitsa eraldi jutt, et avamist ei tasu üldse mõõta. Kõige tähtsam on see, kui palju raha teenite uudiskirjaga. Et avamisprotsendid olid enam-vähem samasse auku, siis need inimesed, kes said personaliseeritud sisuga kirja ja läksid nädal aega pärast seda kirja lugemist, noh, siis nii-öelda nagu avamist, läksid kas siis e-poodi või füüsilisse kauplusesse ja ostsid, siis need kokkuvõttes tõid sellele kliendile 5 korda rohkem raha kui need, kes said tavalisi kirja. Mitte 5%, vaid 5 korda rohkem raha, see oli 10 000 eurodes. Ja see oli kusjuures väga lihtne asi, mida teha. Jah, see tähendas natukene seda, et tuli kasutada neid samu business intelligence vahendeid, millest ka eelmine kõneleja rääkis. Siis seal oli kasutusel minu meelest ClickView, mis tõmbas sisse nii ostud, tõmbas sisse meilide avamised, noh ja siis pärast viis need andmed kokku ja selle põhjal näidati ära rahasumma iga kliendi kohta, iga välja saadetud e-kirja kohta, et ei olnud keeruline asi, mida teha, aga nii-öelda silmi avav küll, et näete, tegelikult tasub nagu pigem seda personaliseeringut teha. Personaliseerimisega veel nii palju, et meil on ju kõikidel 24 tundi päevas ja see on, noh, okei, 8 tundi magame, kes magavad, kellel on väiksed lapsed kodus, need ei maga, siis on 8 tundi vaja tööl ka käia. Ja noh, ülejäänud aeg on siis nagu see, kus ma saan tegeleda nende asjadega, mis mulle päriselt korda lähevad. Nagu loen uudiskirju, loen et ma loen seda ainult siis, kui see on nagu tõsiselt huvitav ja personaliseeritud kirju loetakse oluliselt paremini. Et kui teil on täna mingisugune tarkus olemas, kui te teete mingit äri, kellel on üldse mingi äri, kes nagu müüb oma klientidele midagi? Okei, ikka on. No võt. Et kui teil on mingi nii-öelda äri, mis müüb mingeid tooteid või teenuseid, siis, ja te suudate oma klienti kõnetada sel hetkel, kui tal on vaja ja just selle õige toote või teenusega ka, siis vahet ei ole, kas ta tegeleb samal ajal lapse magama panemisega või ta on sellel nii-öelda puhkehetkel. Kui see on nagu hea asi, siis ta teeb selle kirja lahti ja ta teeb selle nii-öelda nagu ostu ära, seda näitab statistika. Kõik muidugi jah, ei tee. Räägitakse, et COVID ka vaktsiin ei ole 100% kindel, aga näete, enamustel ikkagi aitab ära. Okei. Aga mis siis teha, kui mul ei ole ühtegi kontakti veel? Et noh, et äge jutt küll, Erki, mis sa siin räägid, et aga kus ma saan selle meilibaasi nüüd, et tahaks hakata siis seda tuleviku turundust tegema. No kõige lihtsam on see, nagu ka Siiri eelmises ettekandes rääkis, tuleb minna nii-öelda tagasi, kuidas eesti keeles on drawing board, joonestuslaua taha ja hakata mõtlema, mida ma üldse nendele klientidele siis öelda tahan. Paar näidet ma ennist andsin, igasugused webinari kutsed, kui te teete webinare, kui teil on mingisuguseid muid väärtuspakkumisi, näiteks kirjutasite e-raamatu või on teil mingit sellist nii-öelda tasuta sisu teaseriks ette ära anda, et selleks, et, et inimesel üldse huvi tekiks teie toote vastu, kui te olete mingisugune palkmaja tootja näiteks, kunagi need nii-öelda
igasugused automaatkirjad said alguse siis, kui Peep Laja hakkas pakkuma teenust palkmaja tootjatele ja liitu minu uudiskirjaga, saad 7 nädala jooksul mingeid lahedaid soovitusi, kuidas siis seda palkmaja kokku panna või ma ei tea, mida iganes sinna saadeti, mina ei saanud neid kirju, aga noh, näiteks jah, kui ma olen palkmaja tootja, siis ma näitan neid lahedaid pilte, kuidas neid tehakse, ise võtan oma kätega selle puu maha ja laasin ära ja panen need palgid kokku ja siis nagu sina näed seda nagu energiat, mis selle sisse on pandud ja sul tekibki nagu päriselt tahtmine. Kui sa oled korra siia minu koduleheküljele juba tulnud, järelikult sa tahad seda palkmaja endale osta, noh ja kui ma sulle näitan ka nagu seda effortit, mis ma sinna sisse panen, ma panen oma hinge sinna sisse, et noh, et siis sel hetkel nagu sa mõtled, et see on ikkagi parem, kui see Hiinast tellitud palkmaja ja ostad minu käest, mis siis, et see on 5 korda kallim. Aga sama asja näiteks kasutab iglusaunad Eestis. Nemad kulutavad hästi palju raha ja energiat selle peale, et teha väga vingeid tootefotosid. Noh, et see on nagu see sisu, mida nemad oma klientidele siis saadavad erinevates kanalites ja tänu sellele nad müüvad, mis siis, et neil on ka olemas palju odavamaid konkurente, aga see nii-öelda nagu unikaalsus, see põhjamaisus, kõik see nagu energia ja kvaliteet, mis sellesse tootesse sisse pannakse, kui sa suudad selle kuidagimoodi nagu ära defineerida ja selle põhjal mingit sisu looma hakata, noh siis see ongi see, mida sa hakkad nendele klientidele lubama, et sa nüüd saadad. Okei, tegelikult osta saab ju ka andmebaasi vist, kuskil mingi see äriregister on ja aga seda me ei soovita teha, see on spämm, see on surnud. Müügivihje magnetid, no see sama palkmaja pildid tegin ära, nüüd ma teen sellest e-raamatu, kui sa liitud minu selle uudiskirjaga, ma annan sulle tasuta vastu selle e-raamatu, kui sa pakud mingit teenust näiteks, siis ma võin anda vihjena selle, et ma saadan sulle mingit, ma ei tea, soovitusi, noh, okei, sa oled näiteks advokaadibüroo, ma saadan sulle soovituse, kuidas koostada mingit lepingut või no ühesõnaga mingisugune tarkus on sinul, mida sellel kliendil ei ole, kes sinna koduleheküljele satub. Kui see pop-up hüppab ette, et kuule, näed, me tegelikult nagu jagame natukene infot tasuta ka, enne kui ma su käest 105 eurot pluss käibemaks küsima hakkan, et siis on võimalik see kontakt saada kätte. Võib-olla teil on mingisugused webinarid või näiteks pakute 15 minutit tasuta konsultatsiooni kõikidele, kes liituvad, noh, et selleks, et aru saada, kas sa tahad ikka oma veebilehte minu juures tellida või mitte, et see on nagu see koht, kus saab kasutada seda nii-öelda magnetit ja noh, kutsuda üles liituma mingisuguse nänni vastu. Sotsiaalmeedias ei tasu iPad'e jagada, see ka ei tööta, sest et sealt tulevad ainult need Maxima kassapidajad kõik liituma uudiskirjaga, kes tegelikult sinu käest midagi pärast ei osta, et see on nagu selline raisatud aeg. Aga sotsiaalmeedia, nagu ma alguses ütlesin, rääkisin sellest tunnelist, on jube hea koht, kust nii-öelda saab visata uusi neid liide või kontakte sisse. Sotsiaalmeedias saab jagada, et kuule vaata, tegelikult väga lahe, et te kõik laikite siin minu neid kassipilte, aga tegelikult meil on uudiskiri ka, ma saadan teile meili peale neid kassipilte varem, sest teinekord Facebook sulle ei näita, kuigi sa võib-olla ise tahaksid väga vaadata. Saab koduleheküljel küsida lihtsalt tellimusvormis, saab öelda, et näed, kui sa nüüd teed konto, siis edaspidi on sulle kõik tooted 1% soodsamad. Ma ei tea, kas selle peale keegi läheb, aga tehakse. Võib-olla need on niikuinii väga odavad asjad. Noh, ühesõnaga igasuguseid sotsiaalmeediakanaleid tasub ristkasutada ja öelda, et näete, kõik need minu 50 000 Facebooki fänni, kes te siin olete, tulge nüüd mulle uudiskirjaga liituma ka, sest et sellepärast, et noh, tuleb välja mõelda, mis see sellepärast, et on. Kui teie valdkonnas on mingid mõjutajad, influencerid või suunamudijad, siis kui nemad käivad teie T-särgiga ringi või tarbivad teie tooteid ja kuulutavad oma miljonile fännile, kui lahe ikkagi see teie teenus on, aga vaadake, näete, et neil on ka lahe uudiskiri, et siis see on nagu võimalus, kuidas saada endale võib-olla nagu päris hästi kohe palju asju, palju kontakte, palju liitujaid juurde, sest et noh, see relevantsus on oluline või? Et okei, kui ma käin lihtsalt ilusa T-särgiga ringi ja inimesed vaatavad, et kui ilus T-särk, aga tegelikult mul on advokaadibüroo, noh, et see nagu selles mõttes ei lähe nagu kokku, et aga kui noh, mina olen ka kahjuks business to business valdkonnas, Eestis ei ole mitte ühtegi business to business influencerit, me peame kasutama mõnda välismaist, noh, et kui nagu nende välismaiste influencerite nagu siis sisu, nimetame seda sisuks, tarbijad noh, näevad, et näete, okei, see business to business vend pakub päris nagu vinget teenust ja tarkvara, et siis nad nagu on pigem nagu huvitatud järgi vaatama. Noh, kui Eestis, ma ei tea, kes need on Eestis, need influencerid meid reklaamiksid, ilmselt me ei saaks sealt mitte midagi ja see on nagu raisatud rahaga. Aga kui ma andmebaasi ostmisest rääkisin ja ütlesin, et see on päh, siis iseenesest on võimalik kasutada näiteks
ka partnereid, kui tal on võib-olla enda koostööpartnerid, mingisugused sellised ettevõtted, kes nagu toetavad üksteise tegevust või ütleme, mingid lojaalsusprogrammid, näiteks ma tean, Kaubamaja partnerkaart teeb sellist asja, et ta paneb sinna sisse teinekord ka oma partnerite pakkumisi. Ja see partner, või siis Roosa Elevant, Roosa Elevant on nagu selline okei, ma tean, et me teeme ka nendega koostööd, nad väga aktiivselt puhastavad oma andmebaasi ja kõik on GDPR-iga okei, aga nemad näiteks saavadki pakkuda sellist võimalust, et näed, ma saadan sinu selle mingisuguse hea laheda pakkumise välja, sina ise võid välja mõelda, mis sa tahad sinna sisse saada. Ja võib-olla see sisu ongi see, et kuule, näed, liituge kõik nüüd minu uudiskirjaga ja siis ma pakun teile nagu seda nagu väärtust seal. Lisaks sellele, et teil koduleheküljel on all see nupukene, te saate tegelikult võib-olla nagu mitmekümne või mitmesaja tuhandeni inimeseni tänu sellele veel. Jah, see konversioon võib olla sealt väiksem, tulevad ainult need, kes päriselt on huvitatud, aga see on jällegi üks võimalus, kuidas nagu natukene tõsta seda ringi. Ja veebiväline turundus, see on nüüd täna jälle relevantne punkt selles mõttes, et see on minul esimene üritus alates 2019, kus ma jälle nii palju nägusid näen, Zoomis tavaliselt on ekraanid välja lülitatud, aga kui näiteks on mingid messid või konverentsid, mis on nagu temaatilised, selles mõttes, et kus näiteks ongi business to business koos või mingid toiduainetööstused koos või mis iganes muud sellised asjad, siis seal võib olla väga palju neid, kes on nagu sinu teenusest huvitatud või nii-öelda nagu vastupidiselt mõlemad nagu kuidagi justkui nagu võiksite toetada nagu üksteist, et sina oled tema omast huvitatud ja tema sinu omast, et kõik sellised kanalid tuleks ära kasutada, mitte lihtsalt jagada flaiereid, vaid nagu aktiivselt töötada selle nimel, et saada endale neid juurde, kellega sa saad hiljem veel lisaks suhelda. Jah, ütleme, et me saime selle baasi ka, meil on see igavesti vinge uudiskirja templiit on valmis tehtud, kõik on tänapäevane ja hästi, hakkame nüüd siis saatma. Nüüd me jõuame sinna kohta, mis ma vahepeal rääkisin, see nii-öelda segmenteerimine ehk siis täpsem sihtimine. Seda tehakse Eestis ülivähe, ma võin meie klientide põhjal öelda, et ma arvan, 90% saadavad uudiskirja, siis ülejäänud 10% üritavad nagu seda teha paremini. Et need 10% siis saadavad vähemalt niimoodi, et nad saadavad meestele ja võib-olla naistele eraldi tooteid, võib-olla naistele saadavad lastekaupasid ka, võib-olla eesti keeles, võib-olla vene keeles. Näiteks vene keeles on igasuguste kirjade avamismäär 2 korda parem kui eesti keeles saadetud venelastele, vene keelt kõnelejatele, et nad lihtsalt ei huvita need eestikeelsed kirjad. Aga kui sa pakud võimalust, näed, kuule, vaata, saadan sulle kirja, ma olen lemmikloomapoe omanik, et miks ma sulle saadan seda kala, toitu ja kassiliiva ja koera krõbinaid samaaegselt, kliki siia nupu peale, kui sa tahad edaspidi saada natukene täpsemat infot, et sul on kass, vajutad kassi nupu peale, see läheb automaatselt kassi baasi mul meilitarkvaras ja edaspidi koera ja kala pakkumisi sa minu kirjades enam ei näe. Esiteks sinul vähem kulub aega vaatamise peale ja minul tuleb rohkem raha sisse ja kõik on õnnelikud. Et segmenteeritud kampaaniate abil on see tulu, seesama näide, mis ma ennist ütlesin, 5–6 korda suurem, mida me oleme Eestis näinud. Välismaal ma ei ole selliseid numbreid näinud, kuigi ma olen päris palju neid blogisid lugenud, siis juba 7 minutit ainult veel. Ühesõnaga, tasub teha. Segmenteerida saab ka niimoodi, et õpikäitumisest. Ostuajaloo põhjal saab segmenteerida, kes ostavad kallimaid asju, kes ostavad odavamaid asju, kes ostavad sageli, kes ostavad harva. Võib-olla keegi ostab mingid tehnikavidinaid, teine ostab sealt samast e-poest ainult mingid, ma ei tea, patareisid. Et selle põhjal on võimalik juba mingisugune tunnus panna kliendile külge, saab saata ühe tohutu pika kirja, kus on eraldatud segmentide kaupa, kellele millist klotsi sellest kirjas näidatakse. See kiri on juba oluliselt täpsem, oluliselt personaalsem, kõnetab tõenäoliselt paremini ja seda avatakse rohkem ja selle peale tullakse ka ostma rohkem. Eraldi sisu saaks saata või pakkumisi saaks saata ka näiteks uutele ja vanadele klientidele või nendele, kes hakkavad ära minema. Sihtimine. Põhimõtteliselt sama asi, vabandust. Automaatikast ma korra ütlesin, et jah, kuni 40 korda me oleme näinud, on võimalik teenida rohkem, kui panna näiteks tööle see ostukorvi meeldetuletuskirja seeria. Aga igasugused tervituskirjad. Eestis e-poodide statistika on selline, et umbes 25% ostudest teevad vanad kliendid, 75% on külalisostud. Et jah, kuigi okei, võib-olla e-posti aadressi või mingi muu tunnuse järgi mul on võimalik nagu erinevad külalisostud kuidagi grupeerida lõpuks nagu selle ühe kliendi alla, ma ei tohi ikkagi talle mitte midagi saata, sellepärast, et tegelikult ma ei küsinud ta käest nõusolekut, kas ma tohin talle uudiskirja saata. Sellepärast on väga oluline, et kui te saadate mingit kinnituskirju, seda kõike teeb ju kuskil taustal automaatika, pange alati sisse see, et kuule, et
anna mulle oma andmed ka, anna mulle luba, et ma tohiksin sinu poole edaspidi pöörduda. Kui sa ikkagi nagu oled minu käest ju ostnud, järelikult sa oled huvitatud nendest asjadest. Väga lahe Trip-kampaania näide, mida Trip siis on nagu see tilkumine, ma ei tea, kuidas eesti keeles on need nii-öelda mitme kirjaga kampaaniad, mida ma olen näinud, kus müüdi autosid, no vaata, autot ostetakse ju iga kord mingi, ma ei tea, 5 aasta tagant või 20 aasta tagant, kuidas on ilmselt 2 erinevat sihtgruppi. Et aga autot ei osteta nii, et ma lähen salongi ja emotsiooni ajal, on selliseid inimesi kindlasti ka, aga kui ma ikkagi satun kuidagi sinna automüüja veebilehele, järelikult mul kuskil kuklas midagi juba kõditab. Ja siis, kui ma küsin selle hetkel ära, et kuule, aga anna mulle oma see meiliaadress, ma saadan sulle väga lahedaid autopilte, et äkki nagu mõtlemisainet kunagi, kui sa ostma hakkad, siis sul on nagu mingid ideid saad koguda. Ja see Trip-kampaania hakkas käima niimoodi, et ta küsis paar küsimust, et kuule, vaata, kas sulle meeldivad pigem nagu sportlikumad autod või pigem nagu pereautod, siis värv, mingisugused muud lisavidinad, ekraan, katuseluugid, muud asjad, ja siis lõpuks viimases kirjas näitas ära, et kuule, aga vaata, see on sinu unistuste auto. Meil on täna neid laos 5 tükki ja ma saan sulle pakkuda soodushinda, broneeri nupp on all. Et jah, võib-olla ma kohe seda ei osta, aga kui selles mõttes saab seda nagu huvi kogu aeg nagu natukene kasvatada ja sel hetkel, kui see nagu aeg on käes, see inimene ei lähe kuskile mujale seda autot ostma, vaid ta tuleb sinu juurde tagasi. Igasugused perioodilised teavitused, mida saab automaatikaga tööle panna, sünnipäevad, mingisugused anniversary, tähtpäevad, laste sünnipäevad, koera sünnipäevad, kala sünnipäevad. Et jällegi, kui on mingil äril mingisugused asjad, ütleme, juuksurisse minek, mehed käivad keskmiselt korra kuus, ma ei tea, kui sageli naised käivad, minu meelest on kogu aeg juuksuris, aga sel hetkel, kui ma teen broneeringu, läheb automaatikasse kirja, et mul tuli broneering ja automaatselt 6 aega hiljem saadetakse mulle kiri, kuule, tšau, oleks aeg uuesti juuksed lõigata, siin on nupp, kliki peale, vali kalendrist endale sobiv aeg. Rehvivahetused, õlivahetused, mingid katlahooldused, mis iganes muud asjad, kui teie äri täna seda võimaldab, siis on ülilihtne need asjad käima panna, te ise ei pea seda käsitsi üldse mitte kunagi, mitte midagi tegema. No igasugused kinnituskirjad, nendest ma juba natukene rääkisin, aga kui sa näiteks saadad, et vaata kui lahe, et sa tellisid selle diivani ja automaatikas läheb see kiri kuskile mingisuguse sellise töövoogu, mis pakub kohe neid kokku sobivaid roosasid diivanipatjasid ka sinna juurde või tolmuimejale tolmukotte või autole ka neid vargamutreid, et sa ikkagi oma rehvidest ilma ei jääks, et siis kõik selline automaatika on võimalik ka panna taustale tööle, nii et ei pea iga kord käsitsi seda tegema, kõik tarkvara ära, üljatud ostukorvid ja ostujärgne kontakt, jah, et küsi tagasisidet ja küsi, kas kõik oli hästi, et seda tehakse Eestis ülivähe. Ma tean paari e-poodi Eestis, üks on meie klient ka, kes küsib alati, kuule, super lahe, et sa ostsid selle kosmeetikatoote, anna mulle tagasisidet kohe, kui sa oled nagu seda tarvitanud. Ja neil on hästi palju klientide infot. Kui ma lähen midagi ostma naisele, siis ma ei vaata seda, mis see nagu nii-öelda tootespetsifikatsioon on, mis iganes need nagu asjad seal tähendavad. Ma loen, mis inimesed ütlevad ja see on nagu see, mille pealt mina ostan. Et kui te seda küsite esimesest päevast peale, siis teie äri tõenäoliselt saab nagu rohkem neid oste kui võib-olla teine äri, kus on see hind natukene soodsam, kuigi kus juures, kui sama toode on, siis tehakse seda nii-öelda shoppingut kõigepealt ära ja siis pärast ostetakse ikka sealt, kus odavam on. Ja tagasikutsumised. Sa ei ole 6 kuud minu klient olnud, et vaata, ma annan sulle nüüd kupongikoodi, tule tagasi. Ja kui ta siis ka tagasi ei tule, siis ma kustutan enda andmebaasist ära, et seda nii-öelda risu nagu vähendada. Esiteks, milleks neid kaasa lohistada, võib-olla jah, need inimesed on meie hulgast juba lahkunud, aga kui ta ei ole huvitatud enam ostma, siis miks ma talle saadan seda rämpsu. Kiirelt paar sõna liidestamisest. Smiley on ülihea tööriist selleks, et saata lihtsaid ja töötavaid uudiskirju, eriti siin meie nagu piirkonnas. Meil on kokkulepped kõikide teenusepakkujatega, siin Tõnis kaasa arvatud, istub esireas, proovime hoida häid suhteid, meie ei saada spämmi, nemad lubavad meie kirjad läbi ja omavahel vahetame ka infot, kuidas seda nagu paremini teha. Ehk siis Smiley kirjad jõuavad hästi kohale ja see on nagu lihtne ja loogiline. Seal ei ole seda punast nuppu sees, millest Siiri rääkis, et see teeb ära ka kõik Facebooki reklaamid ja õpetab mu koera tantsima, aga Smiley't saab liidestada. Tegelikult kõiki tänapäevasid tarkvarasid saab ülihästi liidestada omavahel. Siin on üks näide sellest erinevatest integratsioonidest, mis kas või meil endal on, et kui sul on ikkagi Directos on ostud, Pipedrive'i kasutad müügitarkvarana, mis iganes muid asju, WooCommerce'is on sul e-pood ja siis sul on veel füüsiline pood ka, kus kassatarkvara on Erpli, siis kõik need andmed on võimalik tõmmata ühte kohta kokku, selle põhjal saada kontaktidele juurde nii-öelda rikastatud info. Jah,
ta on suhelnud meiega sel ajal, on käinud poes vaatamas neid asju, ostis selliseid tooteid, saadame talle sellise sisuga uudiskirja ja see on kõik võimalik ära automatiseerida. Selles mõttes ei ole nagu mitte mingisugust vahet, noh, mis tarkvara te täna kasutate, tegelikult te saate nagu need andmed kokku ja saate selle tarkuse enda olemasoleva tarkuse juba ära kasutada enda hüvanguks. Et mis ma ennist ütlesin ka, et klikk ei võrdu raha, uudiskirja avamine ei võrdu raha. No, et see, kui hästi see kiri kõnetab, vaatamata sellele, kas seda avati või mitte, kui see nagu oli täpsemini sihitud, siis alles tuleb raha ja siis see alles hakkab tööle. Ja noh, muidugi see natukene teistmoodi on müügi ja turunduse sidumine, kui sa oled business to business. Noh, et siis on ikkagi rohkem sellist üks-ühele suhtlemist ja vähem nagu massposti, aga see on eraldi teema. Ja mis tulevik toob? No Omnichannel, see on see sama, millest Siiri rääkis ennist. Kõik kanalid toetavad üksteist. Meie täna teeme seda oma integratsioonidega üli hästi. Me suudame ka, ma hüppan siit, ei ole, suudame täna saata Eestis juba üks-ühele sihitud kirju. Jaekaubanduses tehakse seda päris hästi. Ikkagi kõikidel teil on 20 toodet kirjas ja need on kõik erinevad vastavalt sellele, mida teie tahate seal näha. AI õpib selle selgeks, kohandab oma tulemusi vastavalt teie käitumisele ja jah, Stack teeb seda, me tegelikult ise teeme ka seda juba, et mida rohkem infot selleks on, näiteks need samad veebikülastused, ostud ja teiega sarnanevad kliendid, seda täpsemaks see mudel läheb ja noh, selles suunas see nagu info liigub. Tulevikus seadmete kohta nii palju, et on tegelikult üks väga vana minevikuseade nagu ekraanilugeja, mida kasutavad näiteks vaegnägijad. Kõik see sisu, mis te välja saadate, tegelikult e-kirja loetakse väga palju ka puuetega inimeste poolt ja tehakse lihtsalt, et ma lohistan mingi bänneri sinna peale, saadan välja, et see nagu nii-öelda optimeerimata. Aga tänu sellele, et on nüüd olemas sellised asjad nagu Alexa ja Google Home, kes hakkavad ühel hetkel teile võib-olla neid nii-öelda kirju ette lugema, siis saavad lõpuks need e-ekraanilugejad ka aru, millest te nagu kirjutate inimestele. Kas selle nagu kastikese sees, millel on punane rist peal, on roosad kummikud valgete täppidega või on see nii-öelda ilus tiibadega auto nimega Tesla, et noh, selline nii-öelda optimeerimine tehniliselt peaks arvestama ka neid kanaleid, mis ei näe silmadega, vaid mis loevad, mis seal kirja sees on. Ja sellest nagu tegelikult tuleb ka täpsem sisu ja rohkem jällegi paremaid tulemusi. Ma vaatan, kas mul on veel slaide. Ahah, kokkuvõte. Kogu aadressi esimesest päevast peale, pott on kulla hinnaga. Lihtsad kirjad, mis on tehtud nagu ainult e-mailiga saatmise jaoks, millel on üks eesmärk, üks üleskutse, need töötavad paremini, need kutsuvad seda rohkem avama, sihi hästi täpselt, mida rohkem sa andmeid saad, seda täpsemalt sa saad sihtida, kui sul on olemas mingisugused liidestused, mingid muud tarkvarad, tõmba see tarkus sinna meilitarkvarasse sisse, kasuta seda selleks, et saata täpsemaid kirju ja õpi kogemusest, proovi, AB-testi, vaata, mis su konkurendid teevad, kui nad teevad midagi ägedat, siis varasta see idee ära, tee veel paremini või siis tule küsi nõu nende käest, kes on neid asju teinud ja niimoodi me müümegi. Aitäh! Suur aitäh sulle, Erki! Väga äge. Tekkis palju parem arusaam sellest, mismoodi ja kus kohast endale siis neid kontakte koguda. Jah, ära osta. Kuigi mul endal on kogemus, ma kohe räägin sellest ka. 2 küsimust on meil kuulajate seast tulnud online vahendusel. Esimene, siuke lihtsam, saab kiire vastuse äkki. Kas Smile'il on tulemas ka mingisuguseid uuendusi, nagu mingi template'i uuendusi või mingi fondi uuendusi või pildipank ja palju muud? Template'i uuendusi on juba tulnud, igasuguseid automaatika template'id, maandumislehtede template'id, kirja template on tulnud juurde. Meil tulevad äpid uuest aastast. Niimoodi, et sa ei pea nende samade liidestuste ehitamiseks, ei pea minema kuskile mujale, vaid sa võtad lahti äpid, ütled, mul on WooCommerce e-pood, mul on Erpli ja mul on Directo, ühenda need asjad omavahel ära. See on kõige suurem uuendus, mida me täna kapoti all ehitame. Et on tulemas palju uuendusi. Väga äge. Teine küsimus puudutabki nüüd laiemalt seda nii-öelda kontaktide ostmist, Ramsposti, oma andmebaasi kasvatamist. Kõigepealt endalt on näite, ma töötasin ühes ettevõttes, kus me pakkusime teenust mikroettevõtetele ja me ostsime äriregistrist alustavate ettevõtete kontakte, saatsime neile meili, ise klassifitseerisime see enda jaoks selle ära, et see ei ole Ramspost, tegime selle kohta ka blogipostituse. Aga see töötas üli hästi.
conversion rate oli väga hea, rääkimata avamisest, et see oli seal ikkagi 80% lähedal oli avamisprotsent. Et seal see nagu töötas, aga muidugi oli vahest nurinat. Aga küsimus, mis tuligi saalist, ongi see, et kas oma nii-öelda kontaktibaasi suurendamiseks on emaili aadresside nii-öelda kogumiseks siis mingi meili turunduse tegemine nagu okei. Ja kui mitte osta neid kontakte kuskilt, siis kuidas ja kas? No sellest mul oli terve slaid siin, aga jah, kõik tegevused peaksid selles suunas olema, et kui sa nagu mingit turundustegevust teed, proovi ristkasutada neid kanaleid. Et kui sa näiteks Facebookis reklaamid, küsi vahepeal, et kuule, anna mulle oma meiliaadress ka. Või vastupidi, tegelikult saadad uudiskirja ja siis suuna neid ka oma Facebookiga liituma, et aga kõik nagu nii-öelda turunduskanalid peaksid toetama üksteist. Aga jah, minu hinnangul e-kiri toetab mingites valdkondades, eriti väikeste ja keskmise suurustega ettevõtete hulgas toetab kõige paremini müüki, kui mis iganes nagu muud kanalid. Et jah, okei, ma panen 1 000 000 eurot Facebooki, siis see toetab ka väga palju müüki, aga ma saan nagu tegelikult ilmselt põhimüügi oma nagu põhiklientide käest, et siis tasub alati küsida aadressi ka, küsida luba ja seda, et koguda nagu seda baasi ikkagi suuremaks. Ja ma ütlen veel nii palju, et hästi väikses mahus, hästi sihitud asju äriettevõtetele saata, see ei lähe GDPR-i alla, see on küll borderline spam, aga toimib päris hästi ja me oleme seda ka lubanud, ma tean, teised teenusepakkujad lubavad ka, et selleks tegelikult ju nagu ma olen ehitusettevõte, mul on kontakt on avalikult internetis üleval, minu poole võib pöörduda oma arhitektuuriplaanidega näiteks või mis iganes, et jah, mingil määral on see okei. Kodulehel avalikustatud kontaktile ettevõttele nii-öelda sobivat pakkumist saata on siis nagu selline piiripealne. Nii-öelda uudiskirja teda lisada ja iga nädal saata, seda ei tohi. Seda ei tohi, jah. No ma arvan, et sellega saime vastuse kätte siit. Kas saalis on äkki veel mingeid küsimusi? Nii ma annan sulle mikrofoni ka. Tere ja me oleme siis see 90%, kes saadavad uudiskirju, vaata, kes ei oska sihtida ja segmenteerida ja selle kohta küsimus tuligi, et meil on lasterõivaste bränd, on ju, tahaks segmenteerida siis näiteks ala poisid, tüdrukud, kuigi kas seal on mõistlik, kui meil on suht uniseks tooted. Ja teine küsimus, et laste sünnipäevad ja kas sellised erilisemad tähtpäevad. Mul on jäänud see kogu aeg see, või siis see, kuidas nime panna sinna, sest ma ütlen ausalt, mina võtan kõik uudiskirjad niimoodi delete, on ju. Ja ükskord ma tegin lahti, see oli nagu vau ja ma ei mäleta, mida nad kirjutasid sinna pealkirja, et ma ei tea, tele, kuule mingi, sul on, ma ei mäleta, mis, aga see oli väga personaliseeritud ja siis ma tegin selle lahti. Ja ühesõnaga minu küsimus ongi see, et kuidas ma nagu neid andmeid saan, et kas ma siis saadangi eraldi uudiskirja, et kuule, et kas sul on poiss või tüdruk või millal sünnipäev on või nagu kuidas see käib, sellepärast et mina olengi jäänud sinna taha ja samamoodi see nime teema, et kogu aeg me Aunega räägime, saadame uudiskirja välja ja siis mingi, davai, paneks kliendi nime, et oleks nagu personaalsem pöördu, aga kuidas see käib nagu? Kliendi nimi meil on nüüd või? Vähemalt üks asi pluss punkt kirjas. Jah, tead, seda on nagu jube hea ära küsida enne ja lasterõivastega on muidugi see probleem, et vaata, need lapsed ju kogu aeg kasvavad, jube hea oleks teada ka tema sünnikuupäeva, sa saad kogu aeg pakkuda õiges mõõdus numbreid, et see töö tuleks, hea oleks, kui see oleks tehtud enne ära, sel hetkel, kui nagu tullakse poodi, tehakse mingi kliendikaart või antakse nagu see luba üldse nagu saata endale uudiskirja, kuule, anna mulle natuke lisainfot, saadetakse ka järgi, kogemus näitab, et võib-olla 3% nendest järgi saadetud kirjadest täidavad oma andmeid ja ka siis tuleb präänikut anda selle eest vastu. Et saab ka niimoodi, et igas kirjas on kuskil all päises või aluses mingisugune kastikene, kus küsitakse, et ausalt, kuule, tšau, et me tahaks sulle tegelikult edaspidi saata nagu täpsemini infot, et me ei risustaks su postkasti liiga palju. Et siin on 3 nuppu, vajuta nende peale ja et poiss, tüdruk või ei taha öelda kesksoost, vabandust. Ja tänapäeval on, neid on hästi palju neid sugusid, aga ja kui ta selle kliki ära teeb, siis sul on juba üks info olemas. Et tegelikult see, miks ma ennist roosat elevanti mainisin, on see, et tema teeb seda iga oma kampaaniaga. Ta iga kampaaniaga küsib inimeste käest kogu aeg andmeid juurde. Inimesed vabatahtlikult annavad. Me oleme ju kogu oma elu andnud, laotanud laiali Facebooki ja igale poole mujale, et tegelikult nad annavad vabatahtlikult seda ja see ei juhtu nagu kohe, aga see on selline asi, millega peab tegelema kogu aeg ja mida täpsemaks andmed lähevad, seda kvaliteetsemaks läheb. Teine, jõuame. Vabandust, ma kiiresti. Millised on need kõige edukamad kampaaniad, mille käigus on võimalik neid
andmeid siis koguda, ilma et see läheks selliseks nii-öelda loosimängu taoliseks, kus nad hiljem lihtsalt unsubscribe ivad, et kus me saame neid kvaliteetseid kontakte. Kinnituskirjad, kas nad logivad teil e-poodi sisse ka? On ikka. Ei ole. See on ka üks asi, mis meil ongi, et meil ei ole nagu seda, et meil ei ole nagu seda, et sa saad luua oma selle kasutaja sinna või konto, et see on ka üks asi, millega me lihtsalt ei ole veel jõudnud tegeleda. Et täna ka, kui ma siin istun, siis mõtlengi, et siin on miljon asja lihtsalt, millega ma ei ole jõudnud tegeleda. Räägime pärast üritust, mul on paar mõtet küll neile. Okay. Ja tead, Erki jääb siia lõunaaegselt, siis kui kellelgi teisel on ka küsimusi, siis saab tal pärast kenasti pintsaku äärest kinni võtta ja küsimusi küsida. Aitäh sulle, oli järgmiselt põnev ja kasulik. Aitäh!